Täna oli mäng siis Nord Cramo vastu. Suutsime võitjana sealt välja tulla, aga eks mingid asjad jäävad ikka kripeldama, et üks kaitses saame paremad olla ja kaitselauast natuke rohkem pingutada, et tahtmisest on ka kindlasti palju kinni. Aga päeva lõpuks on võidupunktid kirjas ja ma arvan, et täna oli siuke mis siis, et pisked ei läinud sisse ja mingid hetked olime tagajärollis, aga tiim ikkagi toetas üksteist ja oli selline hea vaib. Oli igavesti põnev mäng. Ma arvan, et kõik see rahvas, kes saali tuli, sai kuni viimase minutini ägeda elamuse. Kahjuks treenerina on asju, millega rahul olla ei saa. Et me tahame oma elu liiga keeruliseks teha, et jälle on protokollis kirjas 14 pallikaotust. See on natuke liiga palju. Kahjuks need pallikaotused tulevad ka sellisel hetkel, kui me oleme enda poolkiiret lahendamas ja me kaotame selle palli ära ja vastane saab hoopis ise nii-öelda lihtsa korvi. Väga palju punkte sai vastane muidugi ka sellest, et mingid mehed teevad kaitses head tööd, hoiame survet ja siis laseme liiga lihtsalt selle palli anda ühelt mehelt teisele. Oleme liiga kaugel, loomulikult vastased näevad ka esimest võimalust, millal visata, panevad peale, läheb sisse ja see sööb meid nii-öelda kaitsjana. Muidugi on ka asju, millega ma meestega rahul olen, mille kallal me oleme trennis vaeva näinud, mis asjad on paremaks läinud, aga õhtu lõpuks on ikkagi need pisiasjad, mis mängivad selle vahe. Vastane oli küll tubli täna, aga me oleks võinud selle mängu natukene varem ära otsustada. Järgmine mäng juba 23. veebruar Rakveres, meid ootab ees Kadrina Karud, kui tahate kaasa tulla, buss on saadaval. Jälgige meie sotsiaalmeedia platvormi.